tere! Nüüd ma olen siis siin Viljandis Lossimägedes, esimesel Kirsimäel. Ma olen juba jõudnud lahti pakkida oma statiivi ja siia külge monteerin siis kaamera. Ja panen ka mikrofoni külge, et näidata teile, kuidas ma valmistun üldse intervjuuks. Et kunagi ma olen need statiivid ostnud endale. Nüüd on neid hea võimalus kasutada. Kaamera on küljes. Täna on siuke tuuline ilm. Ma loodan, et tuul ei puhu mul statiivi ümber. Aga ma mõtlesin, et just siin selles kohas oleks hea natukene näidata. Ja ma kasutan niisugust telemikrofoni. Aga ma panen siia külge teise tuulefiltri. See näeb välja nagu kassinahk. Aga inglise keeles kutsutakse seda dead cat. Mikrofoni ma olen ostnud ka internetist. Ei ole väga kallis mikrofon ja samas jällegi mitte ka kõige halvem. Mikrofone ma selles mõttes olen ostnud väga erinevaid ja väga erineva kvaliteediga. Et on juhtunud mulle siia üks selline HTDZ mikrofon, mis on enam-vähem isegi. Ja väga paljud intervjuud, mida ma olen teinud, on just selle sama mikrofoniga tehtud. Selle ühendan kaamera mikrofoni pesesse. Ja siis selle kaamera juures oleks hea see, kui kaamera ei loksuks. Hakkab mingisugune iseeneslik liikumine peale. Ja statiivi ma olen ka kunagi hankinud, kunagi oli siuke pood nagu Koduantile Viljandis. Aga siis alustan põhilisest. Et üldse kaamerat siis käsitseda oleks hea, kui oleks statiiv. Kui ei ole, no midagi pole teha. Saab ka käest teha. Aga kui on siis statiiv, millega saab siis nii-öelda ühe käe vabaks, siis see on juba super luks. Tõstan selle statiivi ka ülesse. Et tegelikult on niimoodi, et selle kaamerate kasutamise puhul on kaks sellist asja, et kõik oleneb võttenurgast. Ja kui võttenurk on niisugune kõrge või madal, siis sellest oleneb ka tulemus. No mis ma tahan öelda? Et on võimalik kasutada kaamera erinevat kõrgust. Et tegelikult tekib niisugune olukord, kus siis inimene kas jääb ebaloomulikult
või on ta siis loomulikult. Et kui näiteks kaamera on liiga kõrgel, et kui kaamera on liiga kõrgel, ma lülitan siit ka sisse, et kui kaamera on liiga kõrgel, siis jällegi see inimene jääb ebaloomulikult. Et kui kaamera on liiga madalal, jääb ta ka ebaloomulikult. Et niisuguse asju kasutatakse filminduses, kus siis tehakse erinevaid selliseid võtteid. Keeran siit kaamerad, see elektripost jääb mind natukene häirima. Päris otse. Et filminduses kasutatakse sellist võimalust, kus siis rakursiks. Et kas on liiga madalal, liiga kõrgel, aga tegelikult ideaalis oleks see, kui kaamera asub silmade kõrgusel. Silmade kõrgusel. Aga kui ma näiteks kükitan, vaat siis algajate asi on see, et pannakse objekt, nägu, pannakse tavaliselt selle kaadri keskele. Ja siia pea kohale jääb liiga palju tühja ruumi. Kuna täna on väljas külm ilm, ma panen kindlad kätte. Et siis tühja ruumi puhul on see paha asi, et seal tühjas ruumis ei ole mitte midagi näidata. Et kui on see selline võimalus, siis pigem seda vältida. Ja kui nüüd tegeleda intervjueerimisega, siis intervjueerimise puhul oleks väga hea, kui oleks küsimused peas või vähemalt ette valmistatud. Et kui on küsimused ette valmistatud, siis küsimuste esitamine tuleb ladusamalt. Et ma olen küll varunud endale ka kausta, kuhu ma saan näiteks kirjutada inimese nimed ülesse, kellega ma intervjuu tegin. Nimede puhul on väga oluline see, et oleks õige kiri õige. Et kui inimese nimi läheb valesti, siis see on siuke halb eksitus lihtsalt, et kui ei ole ka mälu väga terav, et siis on võimalik jällegi kuskilt maha vaadata. Aga jah, et kui küsimused on ette valmistatud, siis need küsimused võivad ka natukene muutuda vastavalt siis inimese vastustele. Et kui näiteks inimene, kelle käest ma küsin, vastab näiteks natuke teistmoodi, kui ma olen seda mõelnud, siis ma saan seda küsimust nagu täiendada, lisaks küsida midagi juurde. Ja kui tehakse intervjuu ühe kaameraga, siis jällegi on võimalik teha niimoodi, et ma saan kasutada võib-olla kaamera liigutamist, kui ma tahan näiteks teist vaatenurka lisaks panna. Aga kui ma niimoodi teen kiire intervjuu tavaliselt näiteks tänavaküsitluse puhul, saan ma küsida mõned küsimused. Inimesed tahavad tavaliselt kuhugi minna, nad on kuhugi planeerinud minna, nad ei ole varunud aega. Et enne kui ma lähen toidupoodi, ma lähen näiteks teen ühe väikse kiire intervjuu ja kulutan seal 10 minutit. Et inimestel tihtipeale ei ole seda 10 minutit. Ja kui 10 minutit ei ole, siis tuleb küsida kiirelt. Et tänavaküsitluse puhul 2-3 küsimust, võib-olla ka 4. Ja see mahub tavaliselt umbes mingisuguse, et kui ta mahub 2 minuti sisse, siis on juba kõik hästi. Inimesed on rõõmsad ja sellest
tunnevad huvi ainult, et kus nad iseennast näha saavad. aga jah, kuna ma kasutan kergeid statiive, siis tänase tuulise ilma puhul, kuna mul ei ole kedagi siin täna kaamerat hoidmas, olen üksi praegu, et siis mul on väike mure, et äkki kukub ümber. Ja mis ma tahtsin veel lisada, et kui on kasutada mitut kaamerat, noh praegu mul on siin telefon, päris kaamera, videokaamera, et siis on võimalik kaamerat paigutada nii, nagu tarvis on. aga muidugi jah, et mis ma tahtsin veel öelda, et ma kasutan ka mikrofone, mis on, üks on juhtmevaba mikrofon, mis on ühendatud telefoniga, ja juhtmega mikrofon, mis on siis ühendatud kaameraga. Et võib-olla siin on ka mingid heli kõlavahed, et ma veel seda ei tea. Seda juhtmevaba mikrofoni ma olen üsnagi vähe kasutanud. Et kui näiteks teha niisugust tänavaküsitlust, noh tavaliselt tänavaküsitlus on mingisugune hetk, mingisugune teema, mis on näiteks võib-olla kas poliitiline, kultuuriline, mingisugune olukorra lähedane teema. Noh, midagi kuskil toimub ja näiteks küsin inimeste arvamust. Et kui ma küsin inimeste arvamust, näiteks mida nad arvavad, siis arvamusega muret ei ole. Ja sellega läheb lihtsalt. Aga jällegi väga paljud inimesed pelgavad kaamerat. Et näiteks kui ma küsin, et kas ma võin nende käest küsida mõne küsimuse, siis noh, kui ma tahaksin näiteks kaamera ette saada 5 inimest, labakindaga ja näidata 5 inimest. Appi mulle. Kaamera läks ümber. Nii, olgu. Väike paus korraks. Lasen siit kaamera madalamaks. Madalamaks. Oi. Kaamera läks ümber. Ma katsun selle kaamera nüüd. Oh, kell. Nüüd ta läks katki ka. Oi, täitsa pooleks läks see katki. Ta on läinud katki. No kui katki, siis katki. Mis ma teha saan? Ai! Ei saa niimoodi. Pean praegu katkestama siis selle telefoniga. Et nüüd ma olen vahetanud vahepeal siis suunda. Enam ei ole Viljandi järv pildi peal, vaid on hoopis siis no seesama Viljandi Lossimäe esimene Kirsimägi. Ja nüüd on niisugune lugu, et kui nüüd teha kaamera lahti, siis jah, mina olen kasutanud väga palju automaatseadistust, et sellega siis muutub kaamera see asi kõik ise. Jaa, ikka, laske käia.
et kui automaatseadistusega võtta, siis on jällegi selle poolest parem, et automaatseadistusega ei ole vaja päikese ja pilvise ilmaga, päikselise ja pilvise ilmaga siis hakata vahetama seda valgust. Et kui seda automaatselt teha, siis kaamera vaatab ise valgustugevuse järgi, et mis siis on ilm. Et kas on valgust vähe, valgust palju ja korrigeerib sellele vastavalt. Et kui nüüd jällegi, ma olen seda prohmakat kunagi teinud, et kui ma jällegi siis sättisin päikselise ilma järgi paika, siis oligi siuke lugu, et tuli korraks pilv ja siis oli mul kõik ekraani pealt tume nagu öö. Mul jäi jutt enne pooleli, et kui tahta 5 inimest kaadrisse saada, siis tänavaküsitluste puhul 5 inimese kaamera ette saamine võib osutuda päris probleemiks. Et inimesed on häbelikud ja siis võib-olla jah, äraütlejad on lausa 20. Et kui 20 inimest ütleb ära, siis ma pean küsima 25 inimese käest, sest inimesed on häbelikud. Mul oli siin ka üks asi. See on see juhtmevaba mikrofon siis. Need on mul appi, kus ma selle teise poole käisin. See, mis telefoni külge käib. Mis see taskusse kuskil vist? Siia. Kukkus maha ka veel. Ehk siis telefoni külge käib selline. See nüüd on USB-C, selline vastuvõtja. Ja sellega saab siis väga edukalt, umbes 15 meetri kauguselt mikrofonist signaali kätte. Et mikrofon ise on väga tubli mikrofon on see iseenesest. Ma praegu panen siia taskusse. Et kui teha intervjuusid väljas, õues, siis on jah, üks kõige suurem mõjutaja valgus. Lisaks teisele või teine asi peale valgust on temperatuur. Kuna praegu on õues tuuline, siis muu hääl juba hakkab värisema. Ehk siis selle koha pealt peaks olema riietus soojem. Et mitte siis häält väristada ja siis kui nagu natukene narveerida ka või pabistada, et siis juhtub niimoodi, et hirmust juba võib hakata hääl värisema. Ja seda tuleb ka vahel ette, et kui näiteks küsida mõne inimese käest, kes väga kaameratega kokku ei puutu, intervjuusid ammugi ei anna, et siis juba on aru saada, et hääl hakkab värisema. Et kui nüüd mõelda selle peale, et inimesed on erinevad, siis sellega peab arvestama. Üks asi veel, mis mul meelde praegu tuli. Et kui on saadud nõusolek, jah, hea küll, ma vastan küsimustele. Et siis, kui inimene on kaamera ees, aga ma näiteks märkan, et tal on midagi valesti. Võib-olla on kapuuts peast ära võetud, aga kapuuts on kuidagi niimoodi näiteks imelikult. Kas või näiteks on siin midagi niimoodi, et ebaloomulikult ma tahaks näiteks öelda, et palun kohenda kapuutsi, et see ei näe hea välja, okei? Kohendab kapuutsi ära näiteks. Küsib, kuidas on, ütlesin, väga hea, näed korras. Võttis ka otseks. Ja palun. Hakkan peale. Aga jah, et kui nagu näiteks on näha, et
noh, ei ole kõik hästi, näiteks kas soeng on sassis või et siis seda võib julgelt öelda. Et kui jällegi pärast inimene vaatab kuskilt, et ei, mul oli midagi hirmus imelikut, et siis on ka nagu halvasti, et inimesed tahavad näha ekraani peal head välja. Jah, aga selleks korraks praegu kõik. Ma teen ühe klipi kindlasti veel. Aga siis seda juba järgmine kord. Tänan vaatamast!